Tuline ei ole? Ei ole. No. Ema, Ja, Toomas, mis on? mis on veeringe? Mis on vereringe? Ei, mis on veeringe? Mis on veeringe? Veeringe. Ma ei tea kohe. Vanaisa! Jaa, mis on? Mis head lõhnad need siin. Toomas küsib, mis on veeringe? Veeringe? Veeringe. Veeringe? Äkki onu Jaan teab. Jaa, kui teil jälle tuurid peal ei ole, siis ta peaks oma toas olema. Lähme vaatame. Jaa. Toomasel on sulle üks küsimus. Onu Jaan, mis on veeringe? Veeringe. 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 Vesi ojakeses vaikselt vuliseb ta endal laulu laulab. Uniselt ta vahtu tekitab, on külm. Ta päikest peegeldab, on külm. Kuid päike lõpuks ikka vee ju soojendab ja atmosfääri jõuab vesi auruna ja pilves sajab vihmana või katab maada lumega, mis hakkab sulama, sest iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi. Veeringe toob ta oma koju tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi. Veeringe toob ta oma koju tagasi. Veeringe kirjeldab pidevalt toimuvat vee liikumist maapinnast sisse ja välja ning sellest alla ja ülespoole. Vee paneb ringlema päikeseenergia, mis soojendab vett. Veeringe peamised protsessid on evaporatsioon, kondensatsioon, sadenemine ja äravool. Üldiselt võetakse maal olevat vee hulka konstandina, kuid reaalsuses hajub veemolekule pidevalt ka kosmosesse ning geoloogiliste protsesside tõttu jõuab maapinnale ka juveniilset vett. Meie planeedil on vee vedelolek tänu maa kaugusele päikesest. Kuna vedelas olekus vesi on eluks maal vajalik, nimetatakse seda piirkonda tuntud muinasjutu järgi kuldkiharatsooniks. Kui me oleksime päikesest palju kaugemal, oleks kogu vesi maal jäätunud olekus. Kui me oleksime palju lähemal, aurustuks kogu vesi.